Tere, aitäh! Jaa, ega ma eile Peetri üks väga hea sõber Peetri Facebooki seinal ka arvas, et see Nestor on suhteliselt tagasihoidlike võimetega, võiks stand-upi teha, et ma siis nagu võtsin kohe asjast kinni. Aga tegelikult see on selline žanr, mida me Peetriga oleme mõnda aega viljelenud ja nimelt majandus meie mõlema jaoks on väga huvitav teema, aga mitte alati kõigi jaoks. Ja samas vahel see väga huvitav sisu kipub sinna sellise nagu natuke kuiva tehnokraatliku teksti külge kinni jääma ja ära kaduma. Seetõttu me räägime tegelikult täna täiesti päris asjadest, aga võib-olla pisut sellises meelelahutuslikumas formaadis ja miks meil need toredad kaisukad siin on, et teatavasti siis finantsturgudel meil on olemas pullid ja karud, et pullid on alati optimistlikud, usuvad kasvu, kõik läheb väga hästi, ja siis on karud, kes kardavad, et kõik kukub kokku, turud varisevad, kõik on punases ja midagi ei saa kunagi paremaks minna. Ja seetõttu me siis täna nagu võib-olla võtamegi nagu meelega selliseid natuke vastandlikke rolle selles diskussioonis. Mul vahepeal on üks oluline komponent puudu sellest ettekandest, nimelt pult, millega ma saaks slaide vahetada. Aga teema on meil see, et kas maailma majandusareng on ennast ammendanud ja tõesti, et neid uudised, mis praegu tuleb, on igasuguseid. Aga kui, ma ei tea, Peeter, tahad ka midagi öelda? Ei, selles mõttes, et kas on ennast ammendanud, et hea pealkiri on see, et läbi on kõik, jah. Karu nagu ta on. Aga alustame siis, üks teema, millest tänapäeval väga palju räägitakse, on siis uus tehnoloogia. Ja kuna minu käes on see pullikene siin, siis ma olen hetkel väga optimistlik selles osas, sest et ka selle ettekande kokkupanemisel minu jaoks suureks abiks oli tehisaru. Kui ma üldse räägin inimestega eri eluvaldkondadest, väga paljud on leidnud täiendavat efektiivsust selles oma töös, paljud sellised tüütud ülesanded ära delegeerinud sellele tehisarule. Kui me vaatame selle sektori kasvu, mis on siin toimunud viimastel aastatel, see on tegelikult olnud fenomenaalne ja pikalt minu meelest oli selline nagu murekoht see, et kus siis nüüd tuleb see järgmine tehnoloogiline revolutsioon ja et justkui enam mitte midagi paremaks ei saa minna, aga näete, hopsti, läks paremaks, aitas mul selle ettekande kokku panna. Selles mõttes, et väga tore. Tehisaru kõik hirmsamal kombel kasutavad, sellepärast, et kui sinu kohta öeldi Facebookis, et sul on kesised võimed, siis mul ei ole üldse võimeid ja seetõttu ma pean seda tehisaru veel rohkem kasutama. Aga ma ei saa suga tehnoloogilist optimismi jagada lihtsalt sellepärast, et siin on kaks asjaolu. Esimene asjaolu on see, et kui sa mõtled tehisarule, siis sinna jätkuvalt läheb raha rohkem sisse, kui sealt välja pigistatakse, see on üks aspekt. Ja teine aspekt kipub olema see, et kui sa mõtled majanduskasvule ja globaalsele majanduskasvule, siis paraku mõeldes, et tootlikkuse kasv on üks majanduskasvu selliseid juurpõhjuseid, siis ei ole suudetud näidata numbriliselt mitte kuskil seda, et tehisarupoolne tootlikkuse kasvatamise efekt oleks selline, mis oleks isegi tähelepandav. Nii et meie siin võime jõupunkti lüümiku palagane vorpida ja mõned neist tulevad päris ilusad, aga reaalset majanduslikku efekti veel põle. Ja kui ma oleks pessimist, siis ma võtaks selle sõna veel ka sealt ära. Aga mul on sulle väga hea tootlikkuse näide siin pildi peal. Tegemist on siis Balenciaga tuntud brändi kotiga muuseas, mis näeb välja nagu kohvitops ja see maksab $5700. Ja kui me rääkisime selle eelmise ettekandes oli, et kus see lisandväärtus peaks tulema ja defineerime lisandväärtus, et lisandväärtus on defineeritud, on see, et võimalikult väikese vaevaga võimalikult palju raha teenida ja see on minu mõnest suurepärane näide sellest, et sa teed ühe kohvitopsi, sa küsid sellest $5700 ja raha tuleb, lisandväärtus tuleb, majandus kasvab. Meil on 5 miljardit inimest, kes põhimõtteliselt on igapäevase olelusvõitluse küljes suhteliselt hirmsalt kinni ja teine asi on see, et see Balenciaga, mis muuhulgas suudab toota ka liimiplekkidega tosse, kas sa neid oled näinud, ei suuda neid põhimõtteliselt müüa sellises koguses, et seda saaks nimetada väga märkimisväärseks ja teine asi on see, et kohe kui maailma majandustsükkel natukene nõrgukesem on, siis selline fantastiline sektor nagu consumer discretionary tunneb väga heledat laksu ja erinevaid selliseid tilulilu firmasid on läinud aegade jooksul pankrotti palju. Nii et ilus näide, aga mitte ülekantav mujale.
no hea küll selle tootlikkuse teemaga, aga majanduskasv ja võib-olla anna mulle see karu vahepeal. Et no sellega meil tõepoolest lood on nadid, et ja joonisele on pandud siis Euroopa Liidu SKP ja sellega toimunud muutused. Ja mulle tundub, et kui seda graafikat saad vaadata, et peale igat kriisi justkui käib jälle mingi murdepunkt, et päris sellele samale kasvugraafikule ei suuda see Euroopa Liit kuidagi tagasi saada ja eriti hull on see lugu olnud viimastel aastatel. Ja vaadates kogu seda ümbruses toimuvat, neid diskussioone, ega mulle tundub, et kellelgi ei ole ka mitte mingit väga head ideed, et kuidas siis seda majandust kasvama panna. Et Saksamaa nüüd paneb sinna triljoni sisse, aga ainus, mis sellest välja tuleb, on see, et Saksa armee tankid lõpuks võib-olla õlitatakse ära ja rong hakkab õigel ajal tulema. Et kas see on see majanduskasv, mida me ootame? Ei no selles mõttes, et võib-olla see ei ole otseselt see majanduskasv, mis me ootame, kui me nüüd ausad oleme, siis esiteks see triljon Saksamaal väga tõenäoliselt ei jää viimaseks. Ehk siis neid tuleb paar-kolm tükki veel. Ja teiseks, kui nad alguses ütlesid, et nad kulutavad seda umbes 12 aasta jooksul, siis ilmselt nad kulutavad seda lühema aja jooksul. Tuleb veel, kulutavad lühema aja jooksul ja sellega on nüüd konkreetselt nii, et meil on suhteliselt ükskõik, kas, kuidas ja mille peale nad kulutavad. Kui nad kulutavad triljoni, 2-3, siis vähemalt meil tuleb siin lust ja lillepidu. Meil tuleb festival. No kui ma vahepeal tahaksin sinuga mingil määral nõustuda, et olgu selle Euroopa Liiduga, kuidas on, aga kui me vaatame, mis on toimunud siis maailma ja SKP-ga, siis et kui meil see ülesande püstitus siin oli pealkirjana, et kas see globaalne majanduskasv on peatunud, siis väga raske nõustuda sellega, kui ma vaatan neid numbrid siia taustale. Ehk siis, kui me vaatame näiteks Covidit või finantskriisi, need on niisugused pisikesed jõnksukesed allapoole ja tegelikult kõik on läinud siiamaani püstloodis ülesse ja tõesti vaadates seda väga-väga pikka ajalugu, et on äärmiselt keeruline uskuda, et see peaks nüüd siit kuskilt murduma või muutuma selliseks Euroopa Liidu moodi majanduskasvuks. Vaat sellega jälle sõltub sellest, et mismoodi maailmale lähenetakse ja milline see majanduspoliitika on, et kui ikkagi suurtes piirkondades leitakse, et arendada tuleks sotsialismi, protektsionismi ja veel mingisugust ismi, siis ei ole erilist probleemi seda majanduskasvu päris korralikult ära summutada. Ja kui vaadata maailma majanduskasvu mootoreid, vaadata Ühendriike, me kõik teame, mis seal toimub, on ju paras bardakk pehmelt öeldes. Ja kui me vaatame teist mootorit Hiinat, siis seal puhtjuhuslikult on nad päris kenasti oma majandusega põrganud vastu autoritaarsuse seina. Ehk siis nad ei suuda täiendava krediidiressursi kaasamisel enam sellist kasvu välja pigistada. Nii et kuigi see graafik on väga ilus, siis mina siit seda igavikku ekstrapoleerida küll ei julgeks. Kui me räägime veel siin on ju sellisest rohelisest majandusest, mis täna on väga teemas, siis ma ei tea, Karu on sinu käes, et tahad alustada, et siin on üks niisugune kena pildikene, mille ChatGPT mulle maalis siis tänasest majanduskeskkonnast. Põhimõtteliselt ei ole. Bambi muuses. Kuidas? See on Bambi, et sa teaks. See näeb välja rohkem nagu Bambi emme. Me kõik teame, mis Bambi emmega juhtus. Aga ühesõnaga šašlõkk, aga see selleks, põhimõtteliselt see ei ole ilus pilt ja mulle ka ei meeldi ja ma olen hingelt rohelisem, kui keegi mind kahtlustaks. Aga üldiselt see jutt mingisugusest rohemajandusest, rohepöördest, ESG-st, tegelikult on see juba läbi. See, et sellest veel mingisuguse inertsiga edasi räägitakse, on kõrge meelelahutusliku väärtusega ja tuleneb sellest, et väga paljud inimesed on leidnud, et see on kohutavalt hea karjäär, kus suhteliselt vähese panusega ja vähese tegevusega on võimalik endale päris kena kõrgema keskklassi elustandard välja pigistada. Aga siin on ju ka päris asjad. Näiteks, sa oled suur autofänn, kõik teavad, et Peeter Koppel on suur autofänn. Tead, mis auto see on? Välismaa auto. See on välismaa auto ja see on elektriauto muuses. Ja kui ma vaatan täna Tallinna linnapilte, et hea küll, me päris Norra tasemel veel ei ole, aga need elektriautosid tuleb aina juurde. Meil on CO2 mõju hindamise ettevõtted, kes tulevad, ütlevad, kui palju CO2 tahte sinu see punase värava kapital toodab. Ma näen, see sektor pidevalt paisub ja suureneb, seal on jällegi täiesti uued ärivõimalused ja me siin kogu aeg unistame, et kuidas seda Eesti elu paremaks teha, et kui sa seda servamata lauda seal Antslas edasi toodad, et siis ei juhtugi midagi väga. Aga just see rohemajanduse lõpuks on eestlastele, ma arvan, sellise
sellise suuna kätte näidanud, et kus võiks tegutseda ja no miks mitte ka selliseid ilusaid autosid teha? Ei, absoluutselt mitte, sellepärast et autotööstus on piisavalt keeruline asjandus, ja seda tööstust Eestisse mitte kunagi ei tule. Teine asi on see, et ma ei ole väga suur autofänn, aga ma olen elus sõitnud kuskil 20 elektriautoga ja kui ma mõtlen nende üle nagu tagasi, siis 2 neist olid võib-olla peaaegu talutavad, ülejäänud olid saast. Teine asi, mis on oluline, on see, et see ma tegelen finantsturgudega, mul ei ole täiendavat stressi vaja selle laadimisega. Ja see on siiamaani lahendamata. Ja eestlased tulevad ja lahendavad selle varsti ära. Ei tule. Ja põhimõtteliselt on sellega niimoodi, et kui vaadata, siis Saksa autotööstus jõuab totaalsesse kriisi. Miks pärast? Sellepärast, et nad investeerisid sinna, millel ei olnud turunõudlust. Turg ei taha neid ratastel külmkappe, kus iPad sees on. Vahepeal räägime siis kellestki, kes sulle vähemalt meeldib, on ju. Teate ka väga hästi, et Peeteri üks lemmikuid on selline oranž mees, kes hiljuti siin näitas, kui palju kellelegi tariife kehtestatakse. Tõenäoliselt vahepeal selle ajaga, kui ma lavale jõudsin, on ta veel mingid uued tariifid kehtestanud uues määras. On. Aga see on koht, kus ma tõesti tahaks seda karu siin kallistada selle poolest, et mul on väga raske näha, kuidas sellest loost midagi head saaks välja tulla maailma kaubanduse mõttes. Ilmselgelt Ameerika Ühendriigid, maailma suurim majandus, maailma suurim importöör, kui nemad hakkavad millegi sellisega pihta, siis eriti Eesti-sugusel väikeriigil, kes me teame, sõltub ülipalju ekspordist, meie käed jäävad siin nagu lühikeseks. Ja selline pidev nagu enesesse tõmbumine, võimalike tõkete püstitamine, täna juba raadios siin arutati, et hea küll, et Ameerika viski vist ei saa veel tolle peale, aga kõik muud asjad saavad. Kuhu meid seda nagu välja viib, et sellises keskkonnas Eesti-sugusel väikeriigil tegutseda, ma ei näe nii erilist perspektiivi. Ütleme nii, et ka minu süles on see elukas hetkel ainult sellepärast, et oma soeng on sama, mis sellel äärasmehel. Ehk siis, kuna sa räägid sisuliselt majandusteooria õpiku juttu, siis mul ei jää mitte midagi muud üle, kui sellega nõus olla. Ehk siis 21. sajandil unistada sellest, et kui me kehtestame tollid, siis me saame tööstuse tagasi, siis jah, see on teoreetiliselt võimalik, et mingisugust tööstust saadakse tagasi, aga seal on nagu selgelt mitu probleemi. See probleem on see, et sellesse tööstusesse pole võtta nagu tööjõudu ja selles tööstuses võib-olla ei ole ka vaja tööjõudu. Ehk siis, ütleme niimoodi, et Ameerikas on jõutud Euroopaga samale tasemele, ehk siis majanduspoliitika koosneb ainult kaootilistest improvisatsioonidest. Aga mul on ka positiivsed sõnumid. Seetõttu on vaja pullikest. Teate, kus Peeter ostis viimati endal aluspüksid? Ei must, väga soodsa hinnaga. Ja ütleme, Temu minu jaoks nagu esindab lihtsalt, et ta on siin nagu niisuguse meemina pandud, aga ta tegelikult esindab seda, et see, mis ameeriklased teevad, see meid väga ei huvita. Peamine on see, et Peeter ostaks endale võimalikult palju aluspükse Temust. Sest et see on see, kus kaup liigub. Ja tegelikkuses mina arvan, et see signaal, mis täna Ameerika Ühendriigid on andnud ülejäänud maailmale, et ärge meiega nagu äri tehke, on tore signaal, et hakkame siis omavahel rohkem tegema. Ja täna on sellest juba päris palju juttu olnud, kuidas tegelikkuses hakkab see USA piirangud soodustama koostööd kõigi teiste ülejäänud riikide vahel, Hiina, Euroopa Liit näiteks. Ja see on hiljuti targad pead olid ka välja arutanud selle, et kõik räägivad, oi, Ameerika turg, kui see nüüd kinni läheb, mis siis saama hakkab. Selgub, et 70 Ameerika tänastest kaubanduspartneritest suudaksid USA turu kompenseerida 1 aasta jooksul, kui nende eksport teistesse riikidesse kasvaks sama kiiresti edasi, kui ta varasemalt on kasvanud. Ja kõik ülejäänud ekspordipartnerid tuleks järgneva paari aasta jooksul järgi. Ehk siis jah, tegemist on väga suure riigiga, aga meie omavaheline koostöö mängib siin palju suuremat rolli, maailm on palju suurem kui Ameerika Ühendriigid. Jah, aga selles mõttes, kui ma tahan karu olla, siis ma ütlen, et olgem nüüd nagu väga ausad selles suhtes, et meil jutt on nagu roheline, on ju. Ja siis me kõik sageli nii-öelda karjaviisiliselt ja hulga kaupa ja suurtel kiirustel läheme sellistele lehekülgedele nagu AliExpress ja Temu ja daamid ka salaja sellisele leheküljele nagu Shein ja põhimõtteliselt ostame sealt lapstööjõu poolt
nii-öelda kokku pandud ja õmmeldud naftatoodetest tehtud pluuse ja kleite. Muide, see pesu oli, need oli 83 senti tükk ja need olid täis puuvillased ja väga kvaliteetsed. Ja kajakakujulised. Õnneks mitte. Nõukaaeg on läbi selles mõttes, aga ma ei ole nüüd nagu, minu meelest tegelikult see illustreerib seda dissonantsi, mis eksisteerib siis nii-öelda tarbija ja turu ja siis sellise narratiivi vahel. Ehk siis täpselt, et me võime rääkida süsinikust küll ja siis me tellime sõna otseses mõttes saasta teisest maailma nagu otsast. Ja kusjuures ma ei teadnud, ma ei ole küll enda meelest nii palju temust tellinud, aga seal on terve nagu sektsioon, pets, vaata. See on sinu oma, jah, sinu on kõik need aluspüksid tulevadki sealt. Oota, aga meil on muid teemasid ka veel. No, sinu lemmik finantsturud, et võib-olla siin, jah, ma lihtsalt avan selle nagu karuga, et noh, keegi on vaadanud, mis seal viimasel ajal seal investeerimiskontol või pensionifondides toimub, on ju. Aga noh, ma ei näe ka, et sa saaks kuidagi paremaks minna, aga noh, sina oled niisugune müügimees, inimesed peavad ju tulema pärast seda üritust sinu sinna butiiki ja investeerima, et noh, kuidas sa neile müüd siis oma oranžiluike? Ei, põhimõtteliselt suhteliselt lihtsad. Kui sa nüüd vaatad ajalugu, siis üldiselt vähemalt aktsiaturud, nad on kõik asjad üle elanud. Ja ei ole sellist paremat kohta, kust tavaline inimene enam-vähem mõistlike panustega pigistaks välja mingisuguse sellise 6% reaaltootluse. Lihtsalt ei ole paremat kohta. Täpselt samamoodi on see võimalus jätkuvalt osa saada sellest, et inimene on heas mõttes ahne. Kui sa investeerid aktsiatesse, siis sa investeerid sellesse, et inimene tahab, et alati oleks parem, kiirem, toredam ja saaks rohkem sellist imelist asja nagu kazum. Aga no sinu eeldus on siis see, et see oranž luik ujub ükspäev minema sealt ja siis läheb kõik selles mõttes, et vaata. Võtsid selle pika horisondi, nagu need Eestis igasugused investorid võtavad juhul, kui väga halvasti. Ma olen seda nagu võtnud elus edukalt päris tänaseks juba mitu korda, sest ma pean ennast nooreks, mis on loomulikult eksitus, on ju, aga ma olin 98, ma läksin esimest korda tööle, kukkus ära Vene turg, oli arenevate turgude kriis, kõik rääkisid, et on maailma lõpp. Nii, 2000 tehnoloogia mull pidi olema maailma lõpp, 2001 september 11 totaalne maailma lõpp, siis vahepeal oli veel 2011 Euroopa võlakriis, maailma lõpp, 2015 oli ka mingi kriis, maailma lõpp, Covid on ju. See oli tore, kuidas keskealised mehed istusid Zoomi koosolekutel maskides, sellepärast, et nad olid kuulnud, et internetist võib viiruse saada. Ka nagu maailma lõpp on ju. Nii. Ja see ei ole nagu lõpp. Roland Põõkov ütleb Jüri Järveti häälega, kõik kestab edasi. No loodame, et see kestab siis. Aga sa siin hakkasid rääkima juba sellest oma vanusest ja ma arvan, et Peeter Koppeli vanus on üks Eesti majanduse nagu tuumprobleeme. Et nimelt, kui me vaatame siis seda, et millised riigid kasvavad kiiresti, millised aeglaselt, siis rahvastiku vananemine, sellest räägitakse jällegi tänapäeval väga palju, on üks peamiseid pidurdavaid protsesse. Ja kui me rakendame, et Eesti majandus peab nagu olema selle mehe õlgadel, on ju, kes siin järgmine aasta on ühte ümmargust sünnipäeva tähistamas, eks? 35. Siis ega siit nagu midagi väga head oodata ei ole, ma pean tunnistama. Aga võib-olla, et kui sa tahad nagu mingi optimistlikult sõnumit anda, et siis ma leidsin ühe pildi meie tulevikust ka, et Euroopas tööjõud õnneks tuleb peale. See, kusjuures, kui sa nüüd üritad minu käest välja pigistada seda, et ma suudaksin nagu Euroopa suhtes mingi nagu pull olla, siis mina ütleksin, et see on üks pull mõte olla Euroopa suhtes pull. Euroopa suhtes on väga raske nagu... Aga vähemalt rahvastik suureneb, nagu sa näed. Rahvastik suureneb, jah, aga kas see on minu meelest vist mingisugune poliitiliselt ebakorrektne statistika, mida ainult taanlased avaldavad, et kui palju siis sellest lisandunud tööjõust nagu päriselt majanduses panustab. Ja see protsent oli nagu suhteliselt masendav. Olen optimistlik. Oota, ma mõtlen. Kui ma optimistlik olen, siis võib-olla tõesti äkki siin tehisintellekt aitab, et vaata minusugused ja siin veel mõnevad jäävad nagu vanemaks, on ju, ja kui nagu trenni teha ja tervislikult süüa ja optimistlikult elu vaadata, siis nagu enam-vähem füüsiliselt on võimalik veel niimoodi
75 vahel nagu päris tubli olla, aga kognitiivne võimekus hakkab nagu ajuma ja seal tuleb tehniline võimekus või see tehisintellekti võimekus appi. Ehk siis põhimõtteliselt olen 72, füüsiliselt nagu 43, tuju on sama hea kui 29-selt ja enamus asju teeb tehisintellekti assistent ära. No tore, et sa lõpetasid optimistliku noodiga, sest et ma geopoliitikast vaata tahaks ka rääkida, on ju. Noh, siuke mees on meil seal, eks. Aga noh, kui ma mõtlen jällegi selle nagu Euroopa tuleviku peale, ma hakkasin eile vaatama seda Soome uut sarja Konflikt, siis no ei läinud hea tujuga magama, mitte kuidagi ei läinud hea tujuga magama. Kas sellepärast, et sa soome keelt ei oska ikka? Ma soome keelt räägin, aga nagu kuidagi viha oli sees. Aga noh, jällegi, sul on pull käes, et siis sa võid optimistlikult kommenteerida, et mulle tegelikult see pilt päris meeldib. Ei, põhimõtteliselt ma optimistlikult kommenteerin, sest ma soovitan ka seda seriaali, aga vihaseks põhimõtteliselt ajab küll ja mõtleks, et kui relv oleks, siis igal juhul hommikul nagu korra suunaks ida poole. Aga ei, selles mõttes võib-olla tõesti, et eurooplased natukene hakkavad aru saama, et probleem on suhteliselt suur ja äkki peaks nagu kaitsele ka kulutama, et mingisugune ärkamine on toimunud, mis loomulikult proportsionaalselt väheneb vastavalt sellele, et kui kaugel Venemaast parajasti ollakse. Ma tean, et järgmise teema puhul sa tahad kindlasti seda loomakest saada enda kätte, sest et tootlikkus. Kuidas sa seda, miks on minu pilt tootlikkuse juures? Selles mõttes, et ega see sul enam eriti ju ei kasva. Noh, et kui palju ma lisandväärtust lõin seal niimoodi lobisedes? Vot seda on erakordselt keeruline mõõta. Kui mina tööle lähen, siis minu lisandväärtust on mõõta tegelikult ka keeruline, aga mul saab vähemalt nagu kuidagi mõõta. Aga sinu puhul vist on see huvitav lugu, et viimsel ei liikve parim tsitaat ei kehti, et lobisemisest saab palka päris hästi. No jah, et ma mõtlesin, et sa tahad mulle rohkem puid alla panna, aga te ei kujuta ette, kui palju Postimees ja Tarko maksab mulle selle poole tunni eest, mis ma siin praegu olen. Sul makstakse või? Lisandväärtus on nagu metsik. Ja kokkuvõttes ma räägin seda ka, et see tootlikkuse kasv, et kõik otsivad mingisugust Nokiat kuskil, õudselt midagi keerulist tegema ja hakkama välja mõtlema mingite robotid asju, küsige lihtsalt rohkem raha ja tootlikkus kasvab. Jah, selles mõttes... Ja kui raha puudu jääb, siis võtke võlga selleks, jah. Kui ma nagu karu olen, siis ma vaatan, et tootlikkus võib-olla vahest natuke tõesti kasvab, aga peaasi, et mitte Euroopas. No võlakoormus, ma arvan, et see karu sobib sulle, et järgmisele slaidile on pandud ühe riigi avaliku sektori võlakoormus. Võite mõtiskleda, millise riigiga on tegemist. Läti Vabariik. No, trendijooned on sarnased igal pool, aga võib-olla tahad kommenteerida. Ühesõnaga, see on tõenäoliselt, kui üritada nagu vist maailma nagu kõige olulisem graafik üritada välja pigistada kuskil, siis see on selgelt kõige olulisem graafik. Ehk siis maailma suurima ja võimsama majanduse avaliku sektori võlg, mis siis põhimõtteliselt ripub pommina jalaküljes sellel maailma ajaloo parim. Aga see on probleem, või? See on räme probleem. See on vist mingi 37 triljonit. Aga siiamaani pole probleemiks osutunud, et kogu aeg saab seda võlga juurde võtta. Ja muuseas on nagu välja tuldud ka uute selliste teooriatega, et meil on modernne rahandusteooria, mis ütleb, et tegelikult selline suveräänne riik nagu USA võib tegelikkuses, kui raha puudeb, raha juurde printida ja sellest mitte midagi ei juhtu. Ja tegelikult see viimane ajalugu minust on seda näidanud, et USA-s seda on tehtud ja kas siis nagu mingi väike inflatsioonikene korraks oli, aga kas see on probleem? No, vaata, ei ole midagi juhtunud sellest. Vaata, sa oled noorem ja ilusam kui mina ja sa võib-olla veel usud nagu keskpankureid. Aga tuleta nüüd meelde seda, mis juhtus 2022. Et kõigepealt öeldi, et inflatsiooni ei tule, siis ta tuli. Siis öeldi, et ta ei tule suur, siis ta tuli suur. Siis öeldi, et ta tuleb ajutine ja siis ta ei olnud enam ajutine. Ehk siis põhimõtteliselt keskpankurite seisukohad sõltuvad istekohtadest ja alati, kui sa tõstad raha pakkumist ja sul on hinnataseme siin ja tõstad raha pakkumise siia, siis hinnatase ei lähe siia. Mis puudutab, ütleme, seda kaasaegset monetaarteooriat... Oled ikka läbi lugenud selle raamatus? Ütleme, ma seda konkreetselt ei ole, aga see on uskumatu, kui traagiliselt lolle asju on võimalik kirjutada. Modernne monetaarteooria on põhimõtteliselt veel lollim kui nagu eilne Müürileht.
ja ega need keskealised mehed ei taha nende uute asjadega kaasa minna, ei ole midagi teha. No loodusressursid ka veel, no ma panin selle slaidi, ma panen siis nagu, võtan selle karu, et kui me räägime jällegi sellest, et mis seda majanduskasvu toetab, et see on loomulikult loodusressursid, aga nagu me teame, need hakkavad otsa saama, et põllumaa kõik kõrbestub, tänu sellele maailmas toidu tootmisele on ikkagi päris tugev surve, hinnad kasvavad, joogivesi, eestlase jaoks tundub uskumatu, meil siin kogu aeg midagi tuleb sealt taevast alla, väga suures osas maailmast aina napimaks kipub seda jääma, kuna põhjaveetase alaneb, vihma on väga vähe, väga kuumad temperatuurid ja lisaks siis kogu selle uue majandusega veel kaasas käiv, et kõik need keerulised nimega metallid, mida me seal keemiatunnis õppisime, et üldiselt tulevad riikidest, kus me neid väga osta ei tahaks, aga peame, sest et ainsana nemad neid varusid omavad ja isegi fosfor pidi otsa saama, mis siis nagu väetisteks kasutatakse, et jällegi, et me siin üritame kogu aeg mingit uut majandust luua, aga asjad saavad otsa lihtsalt. Sellega on selline tore lugu, et kui sa nii-öelda majandusajalugu vaatad, siis seesama tootlikkus, millest me rääkisime, ehk siis lühikese perspektiivi jooksul tavaliselt selle mõju ülehinnatakse, aga pika perspektiivi jooksul alahinnatakse. Ja siin on kaks erakordselt head näidet. On sellised meesterahvad nagu Malthus, kes oli 19. sajandi lõpu majandusmõtleja ja siis selline tegelane nagu Ehrlich, kes kuskil 60-ndatel enda peamise teoseid kirjutas ja vist on nagu siiamaani elus. Ja põhimõtteliselt, millega need mõlemad tegelased hakkama said, oli see, et nad selgelt alahindasid seda, kui palju võib tootlikkus kasvada, kui palju on võimalik mingisuguseid asju asendada ja kui miski asi hakkab otsa saama, kui kiiresti sellele leitakse mingisugune alternatiiv. Ehk siis, kui kedagi huvitab, siis Malthus ütles, et kõik jäävad nälga ja Ehrlich ütles, et kuskil põhimõtteliselt praegu meie sinuga peaksime kõrbestunud maapinnal 11 taga ajama ja tahtma ära süüa. Nii et kui vesi saab otsa, siis joome šampanjat. Aga ma vaatan seda kellakest seal, mis väga armutult tiksub lõpu poole. Meil on üks slaid veel, jah, selle peame nüüd kuidagi ära siia mahutama, on ju ikkagi heaolu. Ja see on, üldiselt ma panin selle sellepärast, et me räägime täna palju rohkem sellest, kuidas maailmas on väga palju ebavõrdsust ja ka riikides on väga palju ebavõrdsust. Ja Ameerika Ühendriigid viimasel väga palju teemas, selline tuntud heaoluriik ja see on siis võetud Philadelphias vist keskmiselt linnatänavalt, siis kus inimestele meeldib seda kristallset metamfetamiini tarbida ja siis see pilt on selline, et kas see on see heaoluühiskond, mis me siis tahtsime? Absoluutselt mitte ja selles mõttes, et siin on jälle see pull mul selgelt liialt käes, et ma panen sulle pulli jaoks järgmise pildi, sa võid nagu muud teemat kommenteerida. Väga hea, ja. Ehk siis põhimõtteliselt, kui seda vaadata, siis siia on päris palju sellist raskete aegade nagu energiavaru akumuleerunud, mida on võimalik nagu kasutada kusjuures. Mingi 140-kilone mees hiljuti lugesin, elas aasta aega, lihtsalt jõi vett ja sõi vitamiine ainult. Aga selles mõttes, et heaoluühiskond kui selline oli, ma juhin tähelepanu, oli selline huvitav asi, mis sai ainult väga huvitavate asjade kokkusattumusel mõnda aega eksisteerida. Rahvastikupüramiid oli enam-vähem okei, eksisteeris enam-vähem poliitiline stabiilsus ja võlgu oli võimalik nagu massiivselt juurde võtta. See on nagu läbi kõik. Ja pulliga võib öelda, et heaoluühiskonnaga on niimoodi. Aga see ettekanne on ka nüüd läbi, et me täname, keda selline loba veel peaks huvitama, siis me üle 2 nädala omavahel veel lobisime ühes podcastis, mida minu tööandja SEB sponsoreerib. Ja meist tehti ilus pilt ka hiljuti. Aga nüüd vist jääb küsimusteks ka ruumi. Ja, suur tänu! Nii, ja nüüd on aeg küsimusteks, teemasid oli paksult, need küsimusi peaks tulema palju ja oodake ära mikrofon ka siis, et see jõuaks ka sinna ülekandesse. Nii, palun, küsitagu. Küsida võib kõike, et me siin võime nagu oma loomakesed maha panna ja päriselt ka vastata. Nii, võetakse hooga.
nende ettevõtete, mille kasumid kasvavad. Nii, küsimusi? Küsimuste väljamõtlemiseks on veidikene aega, ma küsin ise siis, et ma meenutan seda kuulsat ütlust, mida siis ütles Bill Clintoni majandusnõunik või nõunik James Carville, it's the economy stupid. Ja mis siis pidi ütlema Bill Clintonile seda, et kui sa kõneled valijatega, siis kõnele majandusest. Sellepärast Ameerika valijate peamine mure on, et läheks paremini ja ei läheks kehvemini. Nüüd, kui me vaatame neid möödunud Ühendriikide neid presidendivalimisi, siis tõepoolest majandusest peamiselt räägitegi, olles ise siis mõnda aega enne seda seal käinud ja näinud, kuidas küsitlenud ka inimesi, et keda valite, siis kõik Venezuelast, Guatemalast, Kesk- ja Lõuna-Ameerikast pärit taksojuhid ütlesid ühel häälel, et valin Trumpi. Ja küsimuse peale, et miks? Aga sellepärast, et ta paneb selle neetud immigrantidele tee kinni, et need kogu aeg tuleb. Siis, kui sa küsisid, et kaua ta ise on olnud, üks oli 3 aastat olnud Ühendriikides, et teine oli 5 aastat seal, aga nad juba kõik nõudsid immigratsioonipumba sulgemist kiirelt. Nüüd tõepoolest, nendega räägiti majandusest selleks kord, aga kui me vaatame nüüd seda tänase maailmapoliitika ja maailma majanduse poliitika seisukohalt seda sama Carville'i ütlust, siis on pigem nagu it's about big egos, stupid. Et maailmas on 3 suurt ego, Trump, Putin ja Xi Hiinas ja paistab, et kogu selline kolmnurk, mis nende vahel on, pingete kolmnurk, igaüks püüab teisest olla kõvem, üks ütleb, et jah, aga, ja teine ütleb, et kuni viimse veretilgani ja siis kolmas ütleb, et ja kui te nüüd nõus ei ole, me paneme 100% tollitariife sinna otsa. Et kuidas te nagu seda maailma nagu vaatate, et see on muutunud mitte sellise ratsionaalse mõistliku majandamise põhiseks, vaid see on nagu hiigel, mega, giga ja hüperegode võitluseks ja me nagu vaatame seda pealt, et mis seal siis orbiidil sünnib. No minul tuli täna hommikul niisugune mõte, kui ma just raadios kuulsin seda Euroopa Liidu kaubanduse läbirääkimiste temaatikat, et vahel on ka nagu hea olla selline natukene saamatu ja koperdav eurooplane, et vaata nendes väga suurte egode kokkupõrkes hea meelega võib-olla tasub võtta nagu natuke niisugune nagu positsioon seal tagapool ja siis oodata, kuni need seal omavahel nagu paugu ära panevad ja siis vaadata, mis edasi saama hakkab. Kuidas sina tahad seda kommenteerida? Ma kommenteerin seda nii, et kui ma mõtlen Hiinale ja ma mõtlen Venemaale, siis seal on natukene tegemist ajalooliste probleemidega. Aga kui ma mõtlen suurele oranžile luigele, siis suurele oranžil luigel seal ikkagi see it's the economy stupid kehtib. Sellepärast, et selline majandusmõtleja, mille peale paljud inimesed kohe võtavad kätte ja hakkavad kriiskama nagu Hayek, ütles kunagi erakordselt targa lause ja see tark lause oli see, et demokraatial on raske üle elada isegi elustandardi stagneerumist, rääkimata sellest, et elustandard halvenema hakkab. Ja Ühendriikides inflatsioonilises keskkonnas tegelikult see elustandard halvenes ja nüüd me siis põhimõtteliselt näeme liikumist autoritaarsuse suunas konkreetselt sellepärast, et inimesed justkui ise tahtsid seda, sest nad tunnetasid elustandardi halvenemist. Ja kui nüüd tuletada meelde seda minu viimast lauset, et heaoluühiskonnaga on nii, siis mõelge ise, mis edasi saab. No seda on ju tihtipeale öeldud, et Eesti jõudis pidulauda siis, kui natukene oli veel sinna jäänud, üldiselt oli heaoluühiskond oli juba laua tühjaks söönud, Bismarcki ajast püsti olnud, siis pensionisüsteem oli ka juba uppi läinud, et me saame tänapäeval arutada, et kui hea ühiskond on lõppemas või juba, nagu sina ütled, et nagu ära lõppenud ja pensionisüsteem, nagu see tollal 19. sajandil loodi, ka enam ei tööta, et siis meid ootavad nagu ees mustad päevad. Aga teisest küljest, kui ma nüüd kuulasin teie juttu, siis jäi mulle meelde see üks ütlus selle kohta, et kui Ameerika mängib ennast ise välja, et siis see avab nii Euroopa Liidule kui ka Euroopa riikidele avaldab head võimalused siis hakata nagu Hiinaga asju ajama. Ja siin ma vaatan, et on toimumas vähehaaval mingi selline
selline muudatus, meeleolu muudatus, et Hiina, mis oli nagu kogu aeg oli nagu väga paha, et seal on pannud uiguure kuskile trellide taha ja ei lase neid nagu välja ja seal on kommunistlik partei ja siis on üldine jälgimisühiskond, aga praegune retoorika juba ütleb, et ei pööra sellele tähelepanu, ütleb, oot, aga majanduslikult on see ikkagi nagu väga okei ja me võiksime teha rohkem nagu äri ja miks mitte tõepoolest ja võib-olla aeg läheb edasi, me hakkame varsti rääkima, et peaks nagu mõtlema tõsiselt selle Hiina tee ja vöö sellises nagu kontekstis osalemisele. Et kas see majandus ei vii meid, kui majandusareng viib meid Hiinale lähemale, et kas nende ideoloogiliste ja ka samuti maailmavallutuslike plaanide nagu neist mööda vaatamine, kas see on nagu mingit ohtu ei kujuta meile siiski? Ma arvan, et ega Hiina tuleb Euroopale ka lähemale, et see ei ole nüüd olukorda, kus Euroopa on mingi sundpositsiooni pandud ja meie peame vaatama, et kes meie sõber üldse tahab olla. Et Hiinas, ma arvan, see tunne just seal kaubanduse poole pealt on seda tugevam, et nemad olid nii ajalooliselt nii palju panustanud sellele Ameerika Ühendriikide turule. Ja ma ei tea, kas nad uiguuride laagrisse panemist lõpetavad, aga võib-olla vähemalt nad ei afišeeri seda. Mina arvan, et hiinlased tõmbavad eurooplastele mütsi põlvini pähe, lükkavad eurooplased ümber ja itsitavad õelalt. Seda nad tahavad kindlasti, jah, ma olen sellega nõus, aga kas see ka juhtub? No nii, selle statemendiga seda tuleb veel seedida, ma ütlen ausalt. See ei lähe nii lihtsalt alla. Aga täname teid väga, suurepärane, aitäh teile. Aitäh. Aitäh mõtlema.